Ja head jälgijad, vaatajad, oleme jõudnud siis viimase vestlusringi juurde. Olgu korraks veel kuvatud see QR-kood, mis aitab sul esitada küsimusi. Küsimuste kaudu saad kindlasti omad teemad siin lauda. Palun siit saalist vaadates see hiiglane siin ekraanil või siis ülekandes ka, ma loodan, on see praegu kõik kenasti näha. Ehk siis andke tulla, pange oma küsimus, võib-olla mingi kommentaar ja täidame muuhulgas teie mõtete ja tunnetega seda vestlust, milles osalevad järgmised laia kogemusega siis personaliteemade inimesed. Eve Karo, Tele2 Eesti personalijuht. Tere! Kristiina Palm, Eesti Töötukassa personalijuht ja PARE juhatuse liige. Ja, tere! Margit Treufelt, Swedbank aktsiaseltsi haldusjuht. Tere! Ja Piret Potissepp, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor. Ja, tervitus! Nii, aga paindlikkus töösuhetes üldse, ma kõigepealt Tele2 käest küsiks, et rahvusvaheline ettevõte, kuidas teie ise hindate ennast, kui paindlik Tele2 tööandjana on? Ma arvan, et me oleme päris paindlikud. Kuidas te seda hindate ja mille järgi see nii kergelt ja kiiresti kohe tuleb? No juba viimased 5 aastat, ma arvan, on meil selline töökorraldus olnud selline paindlik. Ühesõnaga, meil ei ole, alustades meie kontorisse tulekust, et meil on töökohapõhine kontor, ehk et meil ei ole oma kohti. Me võime iga päev valida endale uue istumiskoha. Kas me käime kontoris, me ei käi, see on meie enda vaba valik ja kokkulepped siis ka tiimisiseselt. Me võimaldame oma töötajatele kordades rohkem puhkust võib-olla kui teised tööandjad. Kordades lausa? Meil on selline tore puhkuse vorm nagu piiramatu puhkus. Ehk et me oleme aru Piisab, kui 365 päevast teed ühel päeval aastas tööd? Päris nii see ei ole. Et seal on ka omad reeglid nii-öelda. Aga jaa, me saame kindlasti rohkem puhata kui teised. Ja paindlikkus on ka selles, et meil on ka graafikuga töötajad, et neile me ei saa ju öelda, et tule tööle siis esindusse, kui sulle nagu sobib, et muidu te kodust, siis nende puhul me proovime leida teisi paindlikkuse viise, et nad tunneks samamoodi, et nad saavad ise natuke otsustada rohkem kui olla teises kohas. Ma olen küll kuulnud, see on täiesti kõrvalepõige, siin ei ole ühegi osalisega mingit pistmist, et üks sellist julgestusteenust pakkuv ettevõte aeg-ajalt ikkagi on, et graafiku järgi, eks sa pead hommikul kell 10 kohal olema, helistatakse, ei ole, kohe lähen. Et mul siin tõesti natukene tuli vahel, et natuke läks öö liiga pikaks, aga ma olen kohe kohal. Ja siis, kui kell 12 lihtsalt, et kuule ikka ei ole kohal. Aga ma nüüd olen juba jõudnud kebabini, et ma siin söön ära ja siis kohe lähen. Et seda päris nii vaba vorm see ei ole teil ikkagi. Ja seda meil ikka ei juhtu päris, et kui keegi ei saa tulla kokkulepitud ajal, siis ta ikka annab parem teada. Eks see paindlikkus ja töösuhted üldse on ju kahepoolsed ja me saame paindlikkust võimaldada siis, kui see teine osapool on samamoodi arusaав ja mõistev ja Margit, kas see on Swedbanki haldusjuhi igapäevane töö, et seista vastu liigsele paindlikkusele, sest lõppude lõpuks haldus peab oma tööd ära tegema, et ülejäänud ettevõte saaks töötada. Samas on vaja nutikaid inimesi, on vaja täpseid silmaga ja nii edasi, kus sa neid täna saad, kui ei paku sellist paindlikku lähenemist? Haldus ei seisa selle paindlikkuse vastu. Et pigem haldus töötab selle nimel, et luua sellist töökeskkonda, kus saab paindlikult töötada, teha erinevaid tööülesandeid, teha koostööd, et me pigem toetame paindlikult töötamise vorme ja uusi töötamise viise. Kas see toetamine tähendab seda, et see on väga hea asi, väga toetame seda, kirjutame alla, aga mujal? Mitte meie juures, et meie juures oleme ikkagi 9-5 ja niimoodi. Meil Swedbankis on ikka see paindlikkus olnud ka juba aastaid ja ka enne võib-olla koroonat ja pigem on see, et see paindlikkus, mõned inimesed ootaksid võib-olla rohkem raame. Et meil on see paindlikkus ikkagi väga palju töö iseloomust ja üksuse enda ja juhi otsustest tulenev. Me ei ole ütelnud seda, et 3 päeva peab kindlasti olema kontoris või 2 päeva võib kaugemalt töötada, aga tegelikult on see ikkagi inimeste ja meeskondade enda otsustada, et kuidas nad oma tööd korraldavad.
et üks osa on see, et paindlikkusest, eks ju, kus sa töötad, teine asi on see, mis tööajal sa töötad ja kus võimalik, siis ka on see võimalus otsustada, et milliseid tööülesandeid sa nagu täidad, eks ju. Ja kui siin Tele2 rääkis ka nagu klienditeenindusest või graafikuga töötajatest, siis ka Swedbankis on ikkagi suur osa neid töötajaid, kes noh, sellist väga paindlikult ei saa, et 24 tundi ise valin, millal töötan, eks ju. Et siis rääkides ka nende töötajate võimalusest paindlikult töötades, siis päris paljud ütlevad, et aga millest me räägime, ma olen kogu aeg paindlikult töötada saanud, et mul on graafik, ma ise osalen graafiku koostamisel, eks ju, ja alati tööandja arvestab võimaluste piires, et ma saan enda nagu eraelu ja tööelu ilusti ühildada, et ja ka siin me ikkagi mõtleme ka see vahelduse poole peal, et võimalusel saavad nad ka teha teistsugust tööd, et ei ole ainult iga päev võib-olla seal kliendi vastas füüsiliselt, aga osa ajast teevad nad hoopis nagu tagatoas tööd, et samamoodi otsime ikkagi võimalusi ka neil paindlikult töötada ja ka teha teistsuguseid tööülesandeid. Ja Kristiina, ma jätan sind viimaseks, kuna sa oled ikkagi täna mõnes mõttes võõrustaja, eks ju, Töötukassa siin inimesena. Piret, kas me oleme üldiselt paindliku töökultuuriga riik Eesti siis, kui vaadata seda kaubandustööstuskoja nagu kuidagi, ma ei tea, platvormilt või selle info pinnalt, mis teil olemas on? Ma võib-olla alustaksin hoopis teise nurga alt, et vaadates enda kogemusest. Ma olen töötanud ja mul on olnud au töötada väga erinevates riikides, väga erinevates ärikultuurides. Väga noorena sattusin Lõuna-Ameerikasse, tulin tagasi Eestisse, töötasin Baltikumis. Lõuna-Ameerikas juhtisin üle regiooni projekti 21 riigis. Ja tulin tagasi Eestisse, hakkasin juhtima projekti Baltikumis, mõtlesin, issand jumal, 21 riiki, suur kontinent, et mis see siis Baltikumi üles projekti ei ole vedada. Ütleme nii, ärikultuuriliselt Lõuna-Ameerika on homogeensem kui 3 Balti riiki. Siis läksin tööle Hiina, täiesti totaalselt erinev vaade. Tulin tagasi jälle Euroopasse, läksin Brüsselisse, sain jälle superkogemuse asepresident Ansipi kabinetis ja tulin tagasi Eestisse ja sain aru, et Eestis on meil asjad väga hästi. Nüüd kaubandustööstuskoja vaates me ei monitoori, et kui paindlikud on ettevõtted, aga mida me teeme ja mida me teeme täiesti teadlikult, alates sellest, kui ma kaubandustööstuskojaga liitusin, on see, et me aitame personaliteemasid tuua tippjuhtkonna fookusesse. Ja ma võin öelda endiselt, et sellega ei ole hästi, sest tippjuht vaatab pehmed teemad. Delegeerin. Kellele delegeerin? Personalijuhile. Aga väiksemas ettevõttes ei ole personalijuhti. Kellele delegeerib? Juhi abile, büroo juhile. Ja siin me näeme küll seda, et kuna meie liikmeskonnas on nii väikeseid, mikrosid, suuri, väga suuri ja ka rahvusvahelisi, siin on väga suur vahe. Ja mul on väga kurb meel, et meil ei ole paneelis ühtegi tööstussektori esindajat, et siin selle paindlikkuse osas on samamoodi teenussektor, tööstussektor. Kas sa paned liini kinni? Töötajad tahavad paindlikkust. No ei pane. On teatud liinid, kus liin peab olema 24 tundi töös. Ja kui see töötaja tulebki sama ootusega paindlikkuse osas, mis teenindussektoris, paraku ei ole seda võimalik pakkuda. Ja jube tabavalt ütles täna hommikul Marelle, personalijuht tööstusettevõttest, et juhid arvavad, et meil on kapp. Võtad kapi ukse lahti, uued töötajad tulevad. Et me oleme nagu 7 aastat püüdnud viia tippjuhtidele seda sõnumit, et ei tule. Vaadake palun demograafiat ja palun vaadake, mis tööturul toimub. Kuidas sellega siis Töötukassas on, et Meelis delegeerib küsimused sulle, vaatab, et on selline pehme värk, et Kristiinale sobib väga hästi, las ta teeb. Või see on tipp? Meelis ei kuula praegu, tal on kindlasti mingid teised koosolekud teha ja pärast vaatab järgi.
ta on lähetuses täpselt, seda enam saad rahulikult ära rääkida, kuidas teil on majas. no meil on ikka nii, et ma ei saa nõustuda, et personaliteemad on pehmed teemad. Ei ole väga nõus. Aga Meelisega meil on ikka partnerlus. Meelis vägagi tahab teada, kuidas on lood inimestega ja mida me teeme ja kuidas me teeme. Me teeme koos. Partnerlus on vahetevahel nii ka, et üks räägib, teine noogutab ja siis, kui see rääkija ära läheb, siis noogutaja teeb neid asju, mis ta heaks arvab. No ma julgen öelda, et meil on ikka nagu päris partnerlus. Okei, aga kuidas sa hindad, Kristiina, selles mõttes, et mina tunnen Meelist hästi ja tunnen ja tean sind hästi, et kuidas sa ise hindad seda, et kus te parasjagu olete, et lõppude lõpuks Tele2 nagu lihtne, eks seal kuskil on see sellises mingis ma ei tea, Tele2-likus kultuuris nagu sees selline väikene väljakutse ja enda juhtimise hoopis teisel levelil kuskil kvaliteet ja Swedbank saab osa asjad Rootsist ja on ka ise väga pikalt just olnud fookusega kõigel sellel. Noh, oleme ausad, Töötukassa on väga tore organisatsioon, aga ta on teist tüüpi täiesti ilmselgelt. Eks, et kuidas sa ise hindad, kus teie olete oma paindlikkusega? No just, meil on ju ka ikkagi oma kultuur. Päris kena kultuur. Üldse ei kahtle. Aga küsimus on ju selles, et kes see hindaja on selle paindlikkuse osas. Praegu sina. Kuidas siis on? Siis mina ütleksin, et meil on hästi ja ma hindan seda selle järgi, et kui palju on neid inimesi, kes soovivad meie juurde tööle tulla. Ja täna ma saan öelda ja ka nendel hetkedel, kui tööturul olid teistsugused seisud, kus pigem inimesi oli vähem, siis ka siis oli meil ikkagi soovijaid ja me saime teha häid valikuid. Ja no ma arvan, et see ongi see hindamise määr, aga tõsi, me oleme veidi konservatiivsemad, kui siin võib-olla minu kolleegid teistest organisatsioonidest, kus on ehk võimalusi rohkem, aga üks see põhikriteerium meie aga miks muide? Miks töötab ma tahakski konservatiivsem? öelda seda, et põhikriteerium on see, et me peame olema seal ja just nii paindlikud, millised vajadused on meie kliendil. Ehk et me oleme ju selleks ellu kutsutud ja see on meie peamine ülesanne, et toetada oma kliente. Meie inimesed teevad seda, järelikult sellest lähtuvalt saame meie ka oma paindlikkust reguleerida. No ma ei pea isegi Olavi Lepale helistama sellepärast, et saada aru, et Swedbankil on täpselt see sama. Nad peavad ka teenindama kliente. Nad muidugi ei tee seda enam näost näkku nii palju, kui Töötukassa teeb. Just, aga see, et ma ütlesin praegu konservatiivsem, ega ma ei tea ju. Meil on täiesti võimalus teha nii-öelda seda asukohast sõltuvalt kaugtööd või paindlikkus selles mõttes. Tööaja mõttes on meil paindlikkus olemas. Siis meil on nii-öelda oma töö sisu mõttes, et kuidas ma jõuan selle tulemuseni mitmetel ametikohtadel, see paindlikkus võimalus ja veel erinevaid viise, nii et võib-olla see oli lihtsalt minu veidikene liialdus, et konservatiivsem. Aga meil on tõesti oma sellised kokkulepped. Ja ma leiangi seda, et tegelikult see paindlikkusega ongi töötajal nii-öelda on oma vaade ja siin ma arvan on hästi palju personaalsest. Meil inimestena igalühel on omad vajadused ja arusaamad paindlikkusest, aga tööandjal on omad võimalused ja vajadused ja siis need peavadki seal töösuhtes kenasti kokku saama. Katrini tulpades siin hetk tagasi laval ja ekraanil oli suurelt näha see mingi jõnks, mis toimus seal koroonaperioodil ja lõppude lõpuks oligi koroona, käis üle ja läbi, me nüüd aeg-ajalt keegi kuskil põeb, aga enamasti oleme selle ära unustanud. Mis jälje see nagu töötamisele ja töötamise kultuurile ja selle traditsioonile, mida siis erinevates vormides siin esindatakse, mis jälje see jättis? Tele2. No ma arvan, et see oli selline kiirendi, et kõik muutuski paindlikumaks tänu sellele koroonale mingis mõttes. Et meie ju samamoodi, meil esindused pidime põhimõtteliselt päeva pealt kinni panema, et me ei olnud selleks valmis, me ei teadnud, et selline asi võib üldse tulla ja me ei pidanud ühtegi inimest koondama. Me saime niimoodi oma asjad läbi mõelda paari päevaga, et inimesed, ka esindusinimesed said hakata tegema nii-öelda tööd kodust meie sõpradega ja klientidega suhtlema. No see oli selline kiirendi ja enne seda oli meil samamoodi, et sa võisid käia kontoris, võisid mitte käia, siis mingi aeg ei saanud ju käia ja siis see tagasitulek oligi see, et inimesed hakkasid vähem käima, nad harjusid ära, et see aeg oli nagu kiirendi selleks. Ja nüüd me näeme, et tasapisi inimesed hakkavad rohkem tagasi tulema ja kuna meil on selline, et ei ole igale inimesele oma kohta, siis me vahepeal mõtleme, et appi, kui nüüd kõik tulevad, me ei mahu ära, eks ju. Et kuidagi on hakanud äkki, me vaatame, ilma et me oleks selleks teinud suuri samme peale selle, et voog see took, meie juhtkond käib kogu aeg majas.
ja sellest tulenevalt me näeme nüüd, et meil oli juulis juhtkonna vahetus. On päevi, kus sa lähed võtma kohvitassi ja seda ei ole enam, et on otsas, kõik on nõudepesumasinates. Ehk et garderoobis ei ole enam nagi kohta, et inimesed on hakanud käima, sest need juhid käivad, neil on hea suhelda. Et see paindlikkus on aga on mõned inimesed, kes ei olegi peale korranud põhiliselt tulnud, peale nende kordade, kui on vaja kindlasti tulla. Et Margit, kuidas Swedis? Väga nõus eelskõnelejaga, et kui me räägime sellest, et millal inimesed tulevad kontorisse, siis on see siis, kui juhid on kontoris, et juhiga tahetakse koos aega veeta. Aga kui rääkida sellest koroona ajast ja mis nagu peale seda on toimunud, siis jah, ma arvan ka, et ega see paindlikkus, suurem paindlikkus oleks tulnud kindlasti mingil ajal. Aga see nagu kiirendas seda, et pigem praegu on nii, et inimesed on oma mugavusest võib-olla jäänud mõned kodukontoritesse, aga tahetakse tulla nii kontorisse, kuigi meie selline kontoris käimise statistika ütleb, et tegelikult keskeltläbi nagu 40% käib, et kontoris igapäevasel kohal, et need on erinevad inimesed. Et sellist paindlikkus pigem on siin selleks, et jääda. Kristiina? No kui koroona tuli, siis hetkeks oli ju see olukord, kus tegelikult ei olnud mingit paindlikkust, vaid oligi see, et sa olid totaalselt teises äärmuses hetkeks. Ja siis tuli hakata sealt välja tulema ja ma arvan, et tööandjatele see oli ju selline nagu šokiteraapia või see ellujäämise küsimuseks. Aga tohutu arenguhüpe on toimunud. Ehk et paindlikkus ju väljendubki selles, et sa selles muutunud keskkonnas siis hästi toime tuled ja õppisime väga palju. Saime aru, et nendel ametikohtadel, kus siiani arvasime, et ei ole võimalik kaugtööd teha, siis selgus, et on vägagi võimalik digivõimekused või digioskused hüppeliselt kasvasid. Areng selles osas. Ja muidugi uued väljakutsed, mis on siis, ehk me tegelikult oleme täna ikkagi kohanemas, ma arvan, et koroonast väljudes me juba justkui saime aru, kuidas me siis selle paindlikkusega toime tulema, aga minu meelest sellel teel olles praegu tuleb aina uusi selliseid mõtlemise kohti. Eriti just mõtlen juhtimise vaatest, meeskondade toimimise vaatest, et kuidas see kõik nagu hästi edasi toimiks. Eriti kui inimesed on aru saanud, et kas siis mulle sobib või ei sobi või mingisugused järeldused teinud. Mis on need mingid sellised järgmised tavalisused, mis juba kusagil andavad endast märku, et mida siis töötajad küsivad, mida inimesed ootavad, võib-olla nagu üksikute kaupa, nii nagu asjad ikkagi käivad, eks ju, et alguses on üks veidrik, kelle üle kõik naeravad, pärast on kõigil samasugused patsid peas. Et nii see käib lihtsalt, et mis teile silma jääb, et kus midagi huvitavat tulemas on? Ma võin otsa lahti teha. Kogu koroona aja üks selline suur mõju oli ju ka see, et tekkiski inimesi, kes hakkasid rohkem oma tervise peale mõtlema. Ja samal ajal tuli välja ka, et väga palju vaimse tervise probleeme tuli välja. Ja mina olin see inimene, kes sai oma õppetunni 10 aastat varem. Ma töötasin kodukontoris Brasiilias, 1 aastaga võtsin 10 kilo juurde. Sellepärast, et ma olin küll enda meelest väga nagu sportlik, tegin sporti, aga liikusin liiga vähe. Vaatamata sellele, et iga päev tegin spordiringi ja käisin ujumas. Ja mina andsin endale ühe konkreetse lubaduse. Mina ei võta mitte ühtegi kilo koroona ajal juurde. Ma ei tea, kui paljud teised tööandjad ja töötajad seda lubadust andsid, aga kõik algab sellelt samalt töötaja esmatasendilt. Eelmise ploki teemad, vaimne tervis, füüsiline inaktiivsus ja kui need inimesed on siis seal ekraanide taga, ei liigu ja siis me ootame neil tippsaavutust ja kastist väljast lahendusi. No ei tule. Ja mina arvan küll, et ma olin lisaks sellele, et ma tegin seda iseenda jaoks, ma olin teistele ka eeskujuks. Ja ma normaliseerisin kõnnikoosolekud,
täiesti okei, kui sa kõnnid ja pead samal ajal koosolekul, naised saavad 2 asjaga väga hästi hakkama, mehed saavad ka. Aga mis on jälle selle nagu täiesti teine äärmus on see, et nüüd, kui ma käin väga palju välislähetustes, mis ma kuulen? Klapid peas, tehaksegi kõnnikoosolekuid, lennukis nii, et lähed lennukile, kuuled isikuandmeid. Et see on nagu see teine äärmus, et inimesed on nagu ära kaotanud selle taju, et kus on isiklik ruum ja kus on nagu ikkagi meie ühisruum. Samamoodi kõik need hübriidüritused, hübriidkoosolekud, kas nad on tõhusad? Et ühtepidi ma olen väga nõus Kristiinaga, et me tööandjad kohanevad, teistpidi on see, et kõik need mured, mis võib-olla selle liigse paindlikkusega tulevad, jõuavad ka ja hakkavad jõudma tööandjateni. Ja ma jällegi pean rõhutama seda tööstussektori vaadet. Tööstussektoril oli väga keeruline koroona ajal ja neil on praegu samamoodi keeruline, sellepärast et teenuste sektor sai veelgi paindlikumaks koroona ajal. Ja tööstussektor, no ei ole võimalik neid liine nii paindlikuks. Ei ole nii, et mina tulen siia, hakkan oma asja tegema 7.05, teine hakkab 7.15. No mõnes tööstuses on see võimalik ja ma teangi näiteks, et Tartus on meil väga äge liige, kes ütlebki, et meil ongi erikokkulepped, et muidu me hakkame, meie vahetus hakkab kella 7, aga need, kellel on väikesed lapsed, kes on vaja lasteaeda viia, nendega me oleme saanud ühe tööliini, alustame kella 8. Aga tööstuse vaates väga paljusid asju ei ole võimalik nii paindlikuks muuta. Ja ma arvan, see on see, millega tööstus peab kogu aeg tegelema, sest see noore põlvkonna uus tööotsija tulebki selle ootusega, et kõik ongi minu jaoks absoluutselt ära personaliseeritud ja ühe kliki kaugusel. Margit, või? Jah, et just ma mõtlesin selle peale, mis Urmas ütles, et mis seal tulevikus nagu paistab, eks ju. Et ega me praegu väga hästi ei tea, kuidas mõjus see koroona aeg ja üksi olemine tegelikult inimese vaimsele tervisele. Sellepärast tegelikult inimene on sotsiaalne olend, eks ju, ta ei taha üksi olla, et see on tegelikult baasvajadus, eks ju, nagu suhelda. Et ei oska ka nagu teadlased seda nagu praegu väga hästi nagu eeldada, et kuidas see nagu mõjus. Et aga mida tööandjana näeb, siis on kindlasti see ka, et ega need head ideed ja innovatsioon, see ei toimu üksi kodus, et selleks tuleb tulla kontorisse ja koostöö ja see, kus inimene kõige rohkem õpib teistelt koos töötades. Et ma usun, et me oleme koostöös saanud online väga heaks, aga siiski on asjad, mida koos tehes ja koos olles paremini tehakse. Aga kui nüüd öelda, mida nagu töötajad nagu küsivad, eks ju, siis ma näen seda jällegi kord veel suuremat paindlikkust. Veel rohkem kuhu maani see lõpuks saab minna? Et veel rohkem nagu sellist vaba aega ja aega iseendale ja ise otsustada, et ei ole see enam, et siin Eesti piires, et saaks ikkagi nagu välismaal nagu töötada vahepeal, saaks neljapäevane töönädal, et millal see tuleb, sabbatikalid, et kui ma ikkagi 2-3 aastat olen juba töötanud, siis selline pikem puhkus minu enda jaoks, minu enda arengu jaoks, et ma arvan, et see on see, mida töötajad ja inimesed ootavad, mida aina enam ja millega tööandjad üks hetk ikkagi silmitsi seisavad. Sellega on muidugi üks väga suur murekoht ka ja seda juba näitavad erinevad uuringud, et ametikõrgendust hübriidtööga ettevõtetes saavad ikkagi need, kes käivad kohapeal rohkem. Et need, kes on kuskil seal kaugel ekraani taga, nad ei ole ka juhtidega otsekontaktis võib-olla nii tihedasti, nad ei jää juhtidele silme. Suitsunurgas peab ikkagi käima aega, eks? No vot, rahva tervise seisukohast kohe üldse ei tahaks soovitada. Ei, no sa ei pea suitsetama, see on lihtsalt vana nagu selline koht, mis on jäänud. Ma saan aru, et see on ka see koht, kus kogu aeg valitsused vahetuvad, aga ärme sinna lähe. Et teine pool on see paindlikkuse teema ka see, et okei, me tahame paindlikkust, me tahame 4 päeva töös töötada, aga kas me oleme valmis selle võrra siis palgast vähem saama? Ei ole.
ja see on seesama asi, mida me näeme ka, et eile konkreetne näide ühel üritusel ütleb üks avaliku sektori vast alustanud juht, et tal oleks vaja assistenti. Et kas sa tead kedagi head inimest? Et palk on jube nadi, 3000 eurot. Nii, jällegi, mis on tööstussektori keskmine palk, mis on meie miinimumpalk, mis on meie teenuste sektori keskmine palk ja mis on meie palgaootus nii noortel kui ka tegelikult töötavatel. Ja siis tuleb avaliku sektori esindaja, kes ütleb, et palk on jube nadi 3000 eurot. Et Maha võtta tegelikult selline need kohe. ootused ei ole paigas. See on samamoodi nagu paindlikkusega. Ja, Jaa. Kristiina. Üks asi, mida ma kindlasti tahaks praegu välja tuua, ehk et need uued võimalused, väljakutsed, üks oluline asi, mida tööandjad siis saavad teha, ongi seda teadlikkust tõsta. Ehk et see informeerimine, rääkimine asjadest, nendest samadest riskidest, mille siin Margit tõi välja, ka Piret, et me ju oleme teekonnal, nii tööandjad kui töötajad koos. Ja need olulised teemad tuleb lihtsalt päevakorda tõsta, need samad digihügieeni küsimused või siis andmekaitse teemad ja kõik, et kui me oleme nendes muutuvates oludes, siis tuleb sellest kogu aeg rääkida ja endale ka teel olles neid asju selgeks teha. Aga siis see tööstussektori ja teenussektori võrdlusesse võib-olla selline mõte, et üks on see, et kui palju on siis see tööjõud ikkagi seesama, mille pärast konkureeritakse, aga see panebki ju tööandjaid ja neid tööstusettevõtteid siis mõtlema selle peale, et missugused need võimalused oleksid või paindlikkus siis nende vaatest, mida näiteks hüvede pakett või siis tegelikult leida nendes asjades sellest samast töögraafikuga töötamises on ilmselt ka mitmeid plusspooli, mida näiteks need 8-5 töötajad jälle ei saa endale lubada, et see panebki meid leidma uusi võimalusi. Eks sa vastad praegu ühele kõige populaarsemale küsimusele enim laike saanud, et paindlik töö, hübriidtöö, arvutiga töötavatel inimestel laias laastus 30%, et aga millised need praktilised näited oleks siis tööstustes ja teeninduses. Et see ongi nägemine selles paindlikkuses või selles lisahüves mingites teistes asjades. Et leida mingi muu asi, et ainus asi, mis sul tõesti siin paindumatu on aeg kahjuks, et siin ei ole midagi muud teha, aga et sul on võimalik valida kas ujumine, jõusaal või ma ei tea, hobutele. Ja ma arvan, et seal on väga palju veel võimalusi, et tegelikult jah. Tegelikult tööstussektoris on väga palju väga suured hüvede paketid ja mida võib-olla veel ma olen tähele pannud, puutudes kokku väga palju Eesti ettevõtetega, on ka see, et mõned ettevõtted on märksa paremad kogu selle hüvede paketi kommunikeerimisel ja paketeerimisel ja teised ongi sellised, kes ütlevad, aga me kõike ju teeme. Aga mis me sellest ikka räägime? Ja see on see, mida me näeme kogu aeg, kuidas kogu see tööandja branding, tööandja väärtuspakkumine on rahvusvaheliste taustaga ettevõtetel on kompetentsi rohkem, know-how on suurem, tehakse märksa paremini. Eesti kapitalil ettevõtetel meie püüame ka seda know-how tuua või siis õigemisi me isegi iga aasta viimegi personalijuhte välisreisidele, et nad näeksidki, kuidas välismaal neid asju tehakse ja mida me näeme, kõik need trendid, mida me spotime siis seal välisriikides, need jõuavad viibega Eestisse. Ja see nii on. Noored tahavad, et oleks võimalikult mitmekesine töökoht, et kõik LGBT-le suunatud tegevused oleks. Google'is käisime Berliini kontoris. Google'i esindaja ütles, et meil on siin oma õpperühm, kus me räägime menopausi-eelsest ajast. Mõtlesin, jumal küll, ma tahaks näha seda Eesti ettevõtet ja seda inimest, kes teeks selle õpperühma ära. Ma olen kindel, et 5 aasta pärast see tuleb. Aga praegu, kui keegi käiks välja menopausi-eelsete inimeste õpperühma, ta lihtsalt naerdakse välja. Ma selle peale ütlen, et lugesin ka just, et mul ei tule nüüd ettevõtte meelde, aga hüvede seas oli kunstlik viljastamine. Et hoopis teine tase, eks ju.
saigi välja öeldud praegu mitmeid loovaid mõtteid juba. Tööstustele. Näiteks. Aga ma tahtsin öelda, et noh, needsamad organisatsioonid, kes tööandjad tegelikult siis koondavad, saavadki toetada ju. Noh, sinu organisatsioon Piret, Paare personalitöö inimeste organisatsioon, et me ju proovimegi mõtelda selles võtmes, et nii-öelda toetada neid samu meie Eesti organisatsioone olema sama edukad kui siis välismaa organisatsioonid. Aga üks universaalne asi, kas ta on tööstus, tootmine, teenus, on ju juhtimine. Ehk et juhid on, tõesti on ka holokraatia, kus on nii-öelda juhtideta organisatsioonid, aga ma arvan, et tähelepanu pööramine juhtimisele, juhtimiskvaliteedile, see on ka võtmekoht, et olla edukas ja selle paindlikkusega siis koostöös oma meeskondade inimestega hästi toime tulla. Et see on... Seda oleksin ka mina lisanud. Et väga tore, Eve, aga mul tuleb sulle konkreetne küsimus ka siin ikkagi inimesed uurivad, siin läheb korda see päris teistsugune puhkuseskeem. Tele2 mitme puhkusepäeva eest tasu maksate? Me maksame tasu kõigi päevade eest, kui sa puhkad, aga meil on selline kord, et kõigepealt... Ikkagi seal 364 päeva eest? No meil keegi ei ole nii palju puhanud, okay. Aga meil on selline, et kõigepealt sa puhkad ära selle, mis on nii-öelda seadusega ette nähtud. 28 päeva. Me maksame või meil on see tööpäevades, mitte kalendripäevades, ehk et seda on päris palju. Kui on töötajal sünnipäev, siis ta saab tasustatud vaba päeva kingituseks. Kui riigipüha langeb nädalavahetusele, siis on meil kas, kui loobneb laupäeval, on reede vaba, kui pühapäeval, siis esmaspäev, lisavaba päev. Graafikuga töötajatel vähendame normtunde, ehk et nendel on siis vähem mingil teisel päeval. Ja siis, kui see kõik on nüüd puhatud, ja sa tunned, et on energiat vaja või on vaja mingi üritus veel käia või kuskil minna, et siis sama juhiga kokkuleppel saad võtta tasustatud piiramatut puhkust. Aga täpselt, et meie inimesed on nii kohusetundlikud ja nii kirglikud, et keegi ei tule, et ma võtan aasta aega puhkust. Et sellist meil ei ole olnud, aga kuuaaseid on küll olnud ja kui lisaks kõigele muule on nii-öelda puhatud. Ehk seda, siin küsimus läheb edasi, piiramatu puhkus, mitu päeva maks aastas ja kas ka rahalise hüvega jah, aga seda... Meil maksimumi ei ole hetkel ees, aga see on ikkagi ka juhiga, me peame arvestama alati, et me ju ei tööta üksinda, ehk et keegi ei tohiks kannatada sellest minu lisapuhkusest nii-öelda. Ja siiani oleme saanud ilusti need lahendada ja tihti kasutavad inimesed neid ikkagi pikkadeks nädalalõppudeks, ma ei tea, tuleb kurvemaid sündmuseid, sul on puhkus otsas, meil ei ole sellised eraldi, et on matusepäev ja pulmapäev. Me kasutame puhkust ja siis on meil see piiramatu puhkuse võimalus. Ja tihti kasutatakse ka enesearenguks, keegi tahab mingi suve ülikooli minna, mis iganes, eks ju. Et ja eelmisel aastal võtsime kokku, oli 864 päeva kokku, meie töötajad kasutasid lisaks tavapuhkusele piiramatut puhkust. Et kui me võtame, et meil on 360 töötajad, siis seda nagu... Aga see tekitab ka ikkagi, see ei ole ka nüüd ideaalne lahendus, selles mõttes, et paljud töötajad tunnevad, et nad ei jõua kunagi selleni, et nad on nii kohusetundlikud, kuidas ma lähen ära, kes siis selle töö teeb. Ehk et meil on sellest paindlikust töötamisest tegelikult tuleb see enesejuhtimine väga nagu tähtsale kohale, millele me tööandjana väga palju panustame ja nagu sina rääksid juhtimisse, et juhi kompetentsid, et juhid, kui sa tead seda, kuhu ettevõte läheb, kuhu sina iga päev tööle tulles pead jõudma, et ettevõte jõuaks sinna, kuhu me läheme. Et see on see võti tegelikult selles paindlikkuses, et töösuhe on kahepoolne, nagu ma juba alustades ütlesin. Et kui üks pool panustab ja teine ei panusta, siis tegelikult see töösuhe saab mingi hetk ikkagi otsa. Et inimene, kes tuleb meile tööle ainult sellepärast, et olla piiramatul puhkusel, siis ma arvan, et meie teed lähevad päris ruttu lahku. Kui ta ei ole just puhkuse analüütik, kes on selleks võetud, et ta nagu proovib. Jaa, me juba rääkisime sellest, et kas pidev kaugtöö võib mõjutada inimese karjääritegevuse võimalusi. Leidsime, et jah, et seda lausa statistika näitab ja siin natukene sellest tööandjate koolitamisest ja silmaringi laiendamisest oli ka jutt nende samade Berliini asjade kaudu. Kristiina, siin on üks küsimus sulle ka, aga ma proovin kuidagi aru saada. Äkki, kui ma loen sulle ette, äkki sa mõistad, milles küsimuse tuum on. Kas Töötukassa peab mingid registrid ka nende paindlike töötajate jutumärkides üle, kes ei paindu üldse tööle minema või staaž piirdub 2 päevaga? No ma saan aru, et siin on mõeldud nagu selliseid töötuid, siis nagu pikaaegseid, aga ma ei tea, kas see on kuidagi sinu amploaa. Ei ole minu valdkond, aga meil loomulikult on inimesed registreeritud või selles mõttes me teame, kes meie kliendid on ja mis nendega toimub ja kui kaua nad meiega on. Jah, ma lisaksin siia ühe asja juurde, et ma olen väga üllatunud, et Töötukassa ei too seda välja, aga te viisite hiljuti läbi ka siis sellise väga põhjaliku uuringu, mida viis läbi Kantar Emor pikaajaliste töötute hulgas.
ja meil käis Anna-Karolin, kes seda uuringut läbi viis ja intervjuusid tegi, seda tutvustamas Juhtide klubis eelmisel nädalal. Ja võib-olla miks ma julgustan kõikide seda uuringut siis üles otsima ja lugema, et tavaliselt need inimesed, kes tööl käivad, need on sellised kohusetundlikud ja saavad hakkama ja on miks Eve poole näitasid, näita minu poole? no sinu poole loomulikult, Urmas, aga me unustame ära, et meil on ka need teistsugused inimesed, kelle suutlikkus, võimekus, elukogemused on totaalselt teised. See on väga tore, et sa tood seda välja. See on väga hea uuring. Palun jagage seda infot. Ma arvan, et kõik need personaliinimesed oleksid ülitänulikud, kui nad teaksid, et see uuring üldse on tehtud. Ja veel enne kui me lõpetame, üks teema nurk veel ja me oleme korra juba siin nagu nimetanud ka, et generatsioonid ja noored ja noortel on seda või teist, aga mulle tundub, et see on võib-olla natukene nagu piirav, arusaadav, et erinevatest ajastustest tulevad inimesed, neil on mingil moel erinevad ootused, aga mis huvigruppe te olete veel näinud, et kelle puhul on mõistlik mõelda, ise seda küsimust formuleerides saan aru, noored emad, noored isad, eks, noored vanemad on kindlasti üks Urmas, ma saan kohe vahele segada öelda, 55 pluss vanuses töötajad. Nii. Me võime rääkida sellest, et oi, neid ei diskrimineerita, aga kui palju lugusid ma olen kuulnud sellest, et neid ei kutsuta intervjuudelegi. Sellepärast, et on juhid siiamaani ja ma olen ka mõnikord šokis, kui ma seda kuulan, kes ütlevadki, et aga võt sellele töökohale palun kandidaadid ainult kuni 45 eluaastat. Ja siiamaani on ja kõikidel personalijuhtidel on võimalus seda juhtide attitüüdi muuta. Öelda, väga hea, näiteks proua Tammiste, ta ütleski, et temale öeldakse ka, et palun too meile organisatsiooni inimene alla 50 ja siis ta ütlebki, aga te mind ju värbasite. Te mulle usaldasite selle värbamisülesande, ma olen 50 pluss. Ehk see on ka üks, kelle puhul me võiksime märgata ja mõista, et 55 pluss vanuses inimesed tahavad tööd teha, nad on motiveeritud tööd tegema ja neil on ka oskused, mida võib-olla mingites funktsioonides on vaja kaasajastada, rääkides digioskustest, aga nad on väga motiveeritud tööd tegema. Ja üks meie liige, kes koolitabki see põlvkondade vaheliste erinevuste teemadel, ongi see, et püüame mitte vastandada neid erinevaid põlvkondi, vaid nagu kõikide tugevustele keskenduda ja nad kokku tuua. Selle asemel, et öelda, et need noored, jälle tulevad mul juhtide klubisse, jälle nad ütlevad, need noored, nende peale ei saa kindel olla. Okei, sinu eelnev kogemus oli selline, aga see ei tähenda, et kõik noored töötajad ei tunne kella ja ei tea kohustustest midagi. Paindlikkus. Aga tööandjad täna, kes sa vähegi tahad olla konkurentsivõimeline, siis tegelikult seda mõtteviisi evida ei maksaks. Et see pigem näha ikkagi selles võimalusi ja rikkust tõesti, et see mitmekesisus ju annab juurde oluliselt võimalusi. Aga ma nagu kuulen seda ja olen lisaks Piretile ju mujalt seda ka kuulnud, aga ma ei ole ise kohanud seda. Ehk et oma organisatsiooni näitel ma ei saaks tuua välja selliseid mingite gruppide selliseid ootusi erinevaid, et pigem ikkagi see on inimesest, tema kas isikuomadustest või tema sellistest harjumustest lähtuv, et jah. Margit. Ma lihtsalt nagu mõtlen siin tööandja seisukohast ja trendidest, mis siin nagu toimub ja kui me mõtleme meie töötuse numbreid, eks ju, siis tegelikult me peame vaatama kogu spektrit, me peame vaatama noori 55 pluss mingite eriliste vajadustega töötajaid, me peaksime vaatama kõiki ja mõtlema, milliseid paindlikke töövorme me saame kasutada, mida nemad vajavad või ootavad. Mis see nende paindlikkus on? Täpselt, et mis see nende paindlikkus on, et me saaksime hoida inimest tööl kuni 70, sest et tegelikult meil ei ole tööjõudu. Me peame kõik ära kasutama, võib-olla tuleb AI meil appi, eks ju, et sel juhul vajame vähem tööjõudu, aga kui me kuulame, kui palju siin ka Tele2 räägib, kui palju inimesed puhkavad, kui palju on inimestel ootus puhata, siis see tähendab seda, et tööandjal jääb selle võrra kogu aeg ressurssi vähemaks, eks ju. Et tegelikult tuleb juba praegu mõelda selle peale, et kuidas kõike seda, kõik võimalikke ressurssi hoida
tööturul pikemalt ja kauem ja siit tulevadki need osaaja võimalused ja tegelikult ju praegu tehakse tööd töötavõtulepingutega, siis teatud kompetentsist lähtuvalt on meil nagu konsultatsioonifirmasid erinevates valdkondades, et IT, ürituste korraldus, turundus, noh, kõik võimalik on renditööjõudu. Et kuigi nagu tööseadusandlus ja tööandjad hästi palju lähtuvad ikka sellest traditsioonilisest töölepingust, eks ju, ja kõik oma hüved tegelikult ikkagi ainult töölepinguga töötajale ja nii edasi, et aga ma arvan, et see on see teema, mis suhteliselt lähitulevikus on tööandjate laual. Eve? No mõned praktilised asjad ka selle paindlikkusega seoses, et näiteks inimene tahab töötada välismaalt. Okei, väga tore, mine tööta, ju lepime kokku, kuidas kasutada seal GDPR-i mõistes, kuidas arvutid, asjad, aga kuidas näiteks selles olukorras, et arvuti läheb katki. Ta tuleks muidu ju kontorisse, ta uue arvuti, aga ta nüüd töötab teisel pool kuskil. Kes maksab siis need sõidukulud, kes need päevad, kui ta ei tööta, sest tal on arvuti katki. Et me oleme selle olukorra läbi elanud, sellest mul tuli see praegu kohe meelde, et nüüd me oleme need kokkulepped teinud, et tegelikult meie asume Tallinnas, kontor Palukaja 8, et siis sina vastutad selle eest, kui sinu töövahend läheb kuskil katki, kuna sina tahtsid töötada palmi alt ja me tulime vastu, aga me ei saa tulla lõpmatuseni. Et need kokkulepped, noh, need sünnivadki läbi valu, et kui sa oled seda kogenud, et siis inimene peabki võtma enda puhkusepäevad välja selle aja, kui ta ei saa töötada, sest töövahend on katki selle tõttu, et Eestis ta jõuaks ju samal päeval selle arvutiga meile. Aga ikka, kas sa oled ise näinud oma töös, et noh, üks on see, ZX, mingi generatsioonide jutt, et nendega niimoodi, nendele ainult noa ja kahvliga, nendele ka ära üldse alla riisipulkade mine, eks. Et ja enamasti need on vanusega seotud grupid. Aga kas on veel nagu mingid rühmad, mida sa oled ise näinud oma töös, et vaat nendega ma pean käituma nii, nendele neid asju pakkuma? Ma võiks öelda seda, et kuna meie värbame väärtuspõhiselt, siis kui need väärtused klapivad, siis see vanus seal taga nagu, meil just tuli iga kuu tuleb meil uued töötajad, tulid töötajad 20–55 selles vahemikus. Noh, nad on sarnased, sest neil on need väärtused, mida meie ootame, meie kultuur, mida me ju testime enne, kas see neile sobiks, siis sinna tegelikult tulevad. Loomulikult nendel on võib-olla just need kogemused ja oskused on erinevad, aga see ju rikastabki. Et võib-olla küpsem inimene, tal on nii suur pikk, nagu ta teab, mis ämbreid võib kõik läbi kovistada. Noor tuleb oma digipädevusega, et meie just näeme selles väärtust. Ja ma ei ütleks, et üks 20-aastane ja üks 50-aastane täiesti erinevad. Vahepeal mulle tundub, et see nagu erinevus on lausa vastupidi, et ma ei ootaks 50-selt seda ja 20-selt seda. Oi, me oskame palju, sa ei ütlete tõesti. Ja meie igal juhul lähtume sellest, et mida nii-öelda erinevad me oleme. No seda huvitavam on. Ja meil on ka veel see tugevuspõhine juhtimine, ehk et me teeme kõigile enda alustavatel inimestel Clifton Strengthsi tugevustestid. Ehk et me saame tööd korraldada siis vastavalt ka nende tugevustele, eks ju, võib-olla selles tiimi sees ümber. Et me saaksime teha võimalikult seda, mis meil hästi tuleb loomupäraselt välja ja me peaks punnima siis midagi, mis võtab nii suurt vaeva ja valu. Suur aitäh! Täpselt, saabki niimoodi lõppu siia teha, neid mõtteid kindlasti tekiks siit ja tekib siit väga palju veel, aga me oleme olnud oma vestluse suhtes nii paindlikud, et läinud 5 minutit üle. Paindlikkus tööl ja töösuhetes oli siis see teema, mida seekord siin selles vestlusringis lahkasime. Piret Potissepp, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktor, Margit Roifeld, Swedbank aktsiaseltsi haldusjuht, Kristiina Palm, Eesti Töötukassa personalijuht ja parejuhatuse liige ja Eve Karo, Tele2 Eesti personalijuht. Aplaus teile, aitäh!